Tere tulemast tagasi otse eetrisse ja ma küll lubasin mõni aeg tagasi teile, et ma lähen ära, soovisin kõigile head päeva, kuna see vaimse tervise mess on niivõrd hea. Ma tulin ikkagi tagasi. Tagasi tulin sellepärast, et minu head sõbrad ja kolleegid on nüüd räägivad ühest väga olulisest asjast teile, aga enne seda, kui me üldse rääkima hakkame, me hoopis kuulame ühe laulu. See on nüüd täiesti unikaalne, teistsugune lähenemine. Üks laul, mida te võib-olla tunnete ära, aga pange tähele, sõnad on väga olulised. Nii, maestro võtab üle. Üksik mees istub kodus, joob õlut ja üksinda kurvastab. Üksik hooldaja naine vaatab üksinda viimast seebikat. Klaasist akende taga ja neid on rohkem veel. Ja nad on üksinda kodus, nad ei kõnni katusteel. No ilmselt saite sõnadest aru, kerge vihje oli siis tänasele teemale, mis on üksildus ja üksindus. Ja Mati Orav oli see mees, kes siis laulis, esitas meile väikse segmendi Smilersi laulust. Mati on PrEP paarisuhte koolitaja ja muud tiitlid tulevad võib-olla siin jutu käigus üles, vaatame. Ja Karmen Maikalu, kes on samamoodi PrEP paarisuhte koolitaja. Siin rääkimas siis üksildusest ja üksindusest. Miks sa laulsid selle laulu? Muidugi meil on selline olukord, ma tean ise ka olles siis juba mõnda aega suhtes, et võib juhtuda ka niimoodi, et kaks inimest on koos, nad on teineteise kõrval, ajavad asju, ühes voodis, sebivad ja ikkagi sa tunned ennast üksildasena. Aga see oli selline üksinda laul oli see. Miks sa laulsid selle laulu meile? Ma olen olnud paari suhtes päris mitmeid kordi ja mulle tundub, et kui ma olen nagu päris üksinda, siis see ei ole kunagi nii-öelda nagu selline üksi olek, kui on nii-öelda võimalik paari suhtes üksi olemine. Sellepärast, et see emotsionaalne üksindus, mis tekib nii-öelda kahe inimese nii-öelda sellises vaikimises, see on nii hull, et see on minu arust üks kõige hullemaid asju, mis inimesega üldse juhtuda võib. Ja mul on tunne, et nii palju, kui ma nagu maailmas ringi kõnnin või siin Eestimaa peal vaatan, et tegelikult selliseid paarisuhteid on päris palju. Et inimesel puuduvad oskused kuulata, oskused rääkida omavahel ja see on minu arust on nagu päris kurb, kuidas näiteks ütleme kaks inimest, kes armastavad üksteist alguses, eks ole, ja siis sünnivad lapsed ja siis hakkavad kogu see möll pihta ja siis üks äkki on nagu võõrad inimesed ja lahutada ka teinekord ei õnnestu võib-olla või elatakse koos mingite eesmärkide nimel, aga see on päris kole. See on emotsionaalne üksindus, mis on väga huvitav mõte, et üksinda taluda üksindust justkui on lihtsam kui kahekesi koos olles oled sa sellest kõiges üksik. PrEP on siin märgusõna. Karmen, kuidas see PrEP nüüd siin mängu tuleb ja mida PrEP teeb üksilduse vastu? Kõigepealt, mis asi see üldse on? Imelik sõna, mingi PrEP. Vaata PrEP. PrEP on siis selline koolitusprogramm, mis on mõeldud inimestele, kes tahavad siis oma paarisuhet saada paremaks või siis hoida seda head, mis paarisuhtes on. Ja PrEP siis tõlkes on siis paarisuhte rahulolu edendamise programm. See on pärit USAst, Denveri ülikoolist ja me oleme selle Eestisse toonud siis aastal 2009 ja praeguseks siis juba 12 aastat Eestis on PrEP paarisuhte koolitus olnud ja Eestis umbes 5000 inimest on olnud, kes PrEP koolitustel on käinud. Ja Mati, sina oled üks, kes on ära koolitatud. Mina olen koolitatud. See juhtus niimoodi, et me kohtusime Karmeniga vist 3-4 aastat tagasi ja ma koolitasin seal koolis ja siis Karmen ütles mulle, et kuule, et kas sa ei taha sinna tulla koolitajaks. Ma ütlesin, et jah, tulen ikka, mis iganes. Ja siis selgus, et peab minema siis oma paarilisega, selle nii-öelda nagu väljaõppe käigus peab minema paarilisega sinna siis läbima seda PrEP paarisuhte koolituse. Siis ma mõtlesin, et kellega siis minna ja siis mõtlesin, et läheks ikka oma naisega. See oli hea mõte. See oli päris hea mõte. Ja sellepärast, et seal siis hakkas juhtuma lihtsalt, et ma ei osanud sellest midagi oodata. Aga
selgus tegelikult see, et see programm hakkas päriselt ka toetama meie nii-öelda nagu varasemaid mingisuguseid tülitsemisi, kus me tegelikult ei osanud omavahel päriselt kuulata või suhelda või mõista üksteist, siis need prepi tööriistad tegelikult hakkasid selles suhtes, me otsustasime, et me hakkame neid kasutama ja proovime vähendada nii-öelda mingisuguseid konfliktseid olukordi või asju. Ma ütleksin isegi niimoodi, et meie paarisuhe peale seda päriselt ka nii-öelda nagu astus ühe sammu edasi. Ja noh, nüüd on jõudnud see asi nii kaugele, et me mõlemad naisega ka koolitame seda prepi koolitust, mõlemat nii-öelda seda, mis on üksikisikutele mõeldud ja paaridele mõeldud. Ja alati, kui me seda koolitame, siis tegelikult me käime selle materjali jälle ise üle. See on nagu selline nii-öelda nagu, noh, et saadetakse nagu klassikursust kordama, eks ole. Aga seal on nagu tasemed see, et tegelikult mida rohkem sa nii-öelda nagu seda nagu vaatad, seda sügavamatele tasanditele sa tegelikult hakkad jõudma. Ja see, mis on hakanud juhtuma, on see, et tegelikult on usaldus, see turvalisus üksteisega koos olles on nagu niivõrd palju nagu kasvanud. Et sa ei pea enam, ma ei tea, näitlema või ma ei tea, maske kandma, et seal paari suhtes. Et see peab olema, paari suhe on nagu ju kodu või tagala, mis on nagu, noh, et see heasoovlikud armastussuhted, eks ole. Mitte võitlustanner. Väga hea, ma kohe küsin üks asi, mis mulle torkas kõrvu, siis ma tulen Karmen juurde, küsin sinult, et ei osanud tülitseda. Kas te nüüd oskate siis tülitseda? Kas ma nüüd kuulsin minu arvast õigesti? Te tülitsite, aga siis tekkis see segadus, et kas te nüüd tülitsite hästi? Ma arvan, kas te üldse tülitsete siis? Ma arvan, et igas normaalses paari suhtes on olemas lahkarvamused. Kaks erinevat inimest saavad kokku erineva taustaga, erineva peresüsteemiga. Aga küsimus on selles, et me oskame märgata. Me oskame märgata seda, et kui tüli läheb näiteks sellest, et kasvavaks tüliks näiteks, eks ole, et me oskame pidada seal nii-öelda nagu selle, et kuule, stopp. Et meil ei ole mõtet praegu edasi minna, et mõtleme, rahuneme ja siis alles. Ja me kasutame nii-öelda nagu, kui me ei saa üksteist aru, siis on nii-öelda see, et kuule, aga teeme seda kõnele ja kuula tehnikat. Et räägi nüüd, mina kuulan. Siis on mingi dokk on käes, okei, ma kuulan sind ära. Ja tegelikult need langevad, need tülid iseenesest just nagu maha. Sellepärast, et me mõlemad nii-öelda nagu kasutame neid asju ja me oskame nii-öelda mõlemad märgata. Mis seal vahe oli see, et kui ma olen terapeutiks õppinud, aga ma ei saa olla oma naisele terapeut. Ja kui minul on need oskused nii-öelda kuulamisoskused nii-öelda nagu treenitud, eks ole, terapeudina, siis minu teisel poolel ei pruugi ju seda olla, eks ole. Ja kui me selle kahekesi läbi käisime, siis tegelikult see nii-öelda nagu tasakaalustas need sellised suhtlemisoskused omavahelised ära. Et selles suhtes nagu, noh, super, aitäh prepile ja et elu on ilus. Et siis te hakkasite rääkima ühes keeles just või? Jah, nagu mingisugune nagu selline märgisüsteem, mis moodustus nii-öelda, et kui me märkame, et mingi tüli on, siis meil on varnast võtta see, et aha, niimoodi ongi need asjad. Kudapidi see veel leevendab, ütleme, kui sa suhtes tõesti vahel võid tunda ennast üksikuna, sul on igatsused, mida teine pool ei täida, kas pahatahtlikult või eeldame mitte pahatahtlikult, ütleme teadmatult. Kuidas see leevendab, mida see prep teeb selleks, et inimene tunneks ennast siis selles suhtes nii-öelda kahepoolselt, et ta ei ole üksinda seal, ta ei pea üksi läbi elu purjetama, nii et kaaslane lihtsalt magab su kõrval voodis. No mis tihtipeale seda üksildustunnet tekitab, on see, et me ei saa teineteisest aru või me üritame nagu teineteiseni jõuda, aga me kuidagi kõnnime üksteisest mööda või ei teki seda kontakti ja ei ole sellist ehedat kohtumist. Et prep aitab luua mõistmist, teineteise mõistmist ja mõistmine tekitab lähedust. Et siis prep aitab teineteisest paremini aru saada, prep aitab selles ühes keeles rääkida. Et mõnikord me ka paari suhtes üritame teisele poolele pakkuda armastust ja üritame nii-öelda olla teise inimese jaoks olemas ja teisel üldse see ei jõua kohale. Et prepis ka me aitame paaridel omavahel selgeks saada, et mis on just sinu armastuse keel või millist armastust sina vajad või millist toetust sa vajad, kui sul on raske aeg. Ja paarid seal tõepoolest hakkavad nii-öelda lähenema teineteisele ja tekibki see mõistmine ja lõpuks tekib ka see ehe kohtumine. Armastuse keel, mis keel see siis on?
kui nad räägivad erinevat keelt. Ja tõesti, see on niimoodi. Mina sain ka aru, et me armastame minu naisega siis absoluutselt täiesti erinevates keeltes. Tema nagu armastab tegudega ja mina olen selline nii-öelda nagu sõnade ja puudutuste peale nii-öelda, et armastuse keeli prepis on 6, eks ole. Et seal on veel nii-öelda siis selline, kuidas seda lähedust hoida, eks ole. Ja nüüd küsimus ongi see, et ma armastan enda keeles. Ma õpin, see on see turvaline keskkond, kus ma nii-öelda lapsepõlves kasvan, ma õpin sellega, omandan mingisuguse armastuse keele ära, ma oskan seda väljendada sõnadega, ma ütlen ilusaid sõnu, mingi laulan, eks ole, ja kõik see värk. Aga mu naisele ei jõua see kohale. Mu naisele jõuab kohale see, et ma nüüd viimane 2 nädalat tagasi tegin talle näiteks laua. Sellepärast, et see on tema armastuse keel ja tema saab sellest sellisel kujul aru. Ja ma loodan, et nii-öelda, et see nii-öelda, et ma pean õppima ära selle, et mis on tema jaoks oluline. Mitte see, et ma armastan oma armastuse keele kaudu. Tema ülesanne on see, et tema peab mulle ütlema siis häid sõnu näiteks. Tunnustama võib-olla. Tegema pai näiteks nagu selles suhtes, et mis minu nagu see asi on. Et see on nagu mõlemapoolne, et ma ei pea õppima oma armastuse keelt enam tundma, aga teise armastuse keele nii-öelda, ja siin on see, et teine peab sulle ka tegelikult ütlema seda. Et mis on see nii-öelda vajadus ja siit see kommunikatsioon nii-öelda nagu tuleb. Ehk siis me aitame prepis inimestel rääkida nendel teemadel, millest on võib-olla igapäevaelus keeruline rääkida, kus mõnikord kipuvad tulema tülid üles või mõnikord tekib segadust hoopis juurde, et me anname prepis sellised tööriistad, et inimesed saavad omavahel rääkida delikaatsetel teemadel, teravatel teemadel ja saavad rääkida niimoodi, et ei lähe tüliks kätte ära. Kas need teemad on siis inimeste isiklikud teemad või need on üldlevinud inimlikud teemad, kus tasandil tekib kontakti, et kui nad räägivad, mis teemadel nad siis räägivad? Sa mõtled prepis koha peal? Jah. Õigemini need asjad, mis te inimestele annate, need tööriistad nii-öelda. Need tööriistad on ikka päris sellised universaalsed ja väga paljud inimesed ütlevad, et vau, et need ei tööta tegelikult ainult paari suhtes, vaid ma saan neid kasutada lastega, ma saan neid kasutada töö juures, ma saan neid kasutada teiste inimestega täiskasvanute suhetes samamoodi. Aga prepis me keskendume just paari suhtele ja tegeleme ka näiteks sellega, et kui suhe on jäänud kaugeks, inimestel on nagu Mati ütles, on sündinud lapsed, on tulnud palju igapäevaelu probleeme ja enam ei ole seda särtsu või enam ei ole seda sära seal suhtes, et aitame ka inimestel üles leida uuesti teineteist nende igapäevakohustuste alt või keskelt. Kas see võib olla ka mingi vorm üksindusest, kui sa justkui öeldakse, et kasvasime lahku, armastus sai otsa, kasvasime lahku. Seal sa ilmselt tunned ennast üksi, ühel hetkel hakkad üksinda tundma, lähed kusagile lähed trippima, lähed teise kohta ära miski pärast oma kaasa juurest. Jah, ja mõnikord ei ole vaja isegi füüsiliselt teise kohta ära minna, et nii nagu me siin alguses ka rääkisime, et me võime olla ühes ruumis, me võime olla ühes peres, aga ikkagi tunda, et me oleme nii tohutult üksi ja ei ole kedagi, kes on minu lähedane inimene, kes mind mõistab, kellele ma saan toetuda. See küsimus, mida mina näiteks olen mõelnud, et nii-öelda see, mulle õudselt meeldib vaikuses olemine, aga selline vaikus, mis on nii-öelda nagu rahulik vaikus, et parimad vestlused näiteks võivad olla su naisega niimoodi, et mitte ükski kumbki midagi ei ütle, et lihtsalt istute ja see on nagu suurepärane näiteks, aga siis on teistsugune vaikus, mis on nii-öelda nagu selline ärev vaikus näiteks, mis nii-öelda nagu tunned, et niimoodi, et keegi seal niimoodi teeb laua peal mingisuguse asjaga või kolistab nõudega või selline nii-öelda, et mõtled, mis asja nagu, et mis siin toimub nagu, et ja tegelikult ei räägita oma vahel, eks ole. Et mis siis nii-öelda seal, et ma näen nagu seda, et sul on nagu mingisugune sisemine pinge kogu aeg, nagu sa tõmbad ülesse sealt mingisuguseid asju, aga sa ei ütle mulle seda, on ju. Ja mulle tundub, et see on kõige hullem asi, mida üldse nii-öelda teisel inimesel tegelikult teha saab, eks ole. Et see lõhub paari suhteid, see selline passiiv-agressiivne käitumine, et see lõhub nagu kõige rohkem. Aga selline mõnus vaikus, no ma ei tea, oled oma armastusega näiteks kuskil järve ääres, vaatad päikeseloojangut, on ju, üksteise kaisus. See ei pea ütlema ühtegi sõna, see armastus lihtsalt voolab seal. Väga romantiline. Sul juba tekkisid pildid.
ja mu mõttelõng kadus, ma tahtsin siit kusagil edasi minna oma mõttega, aga see pilt rikkus. Tegelikult jah, mul tuli meelde see ingliskeelne väljend silent treatment, eks ole, kus me siis, ma ei tea, kas me maksame kätte või tasume või näitame teisele inimesele, nii-öelda õpetame teda sellega, et me oleme nii, tead, see mingi tekitad üksilduse, tekitad eraldatused, nii, ma ei räägi suga. Ja tavaliselt töötab, eks ole. Tulemused on head, kui sa meelega oled vihane ja räägi teise inimeseks, teine inimene õpib sealt. No, seda suud paremini suhtes olema. Ja, seda loodetakse jah, aga mis ma tahan öelda, et inimesed ei tee seda tegelikult pahatahtlikult. Et keegi ei ela oma elu või oma paari suhet meelega kehvaks. Et mul tuli hea mõte, et keeraks oma paari suhte nagu täiesti hulluks. Et inimesed ei oska või siis teine asi, nad ei jaksa. Et me ühest küljest prepis me anname nendele teadmised ja oskused ja teisest küljest me aitame neil leida üles ka oma need sisemised ressursid. Ja aitame ise nii-öelda rohkem jaksata ja aitame olla toeks ka siis oma kaasale, et kaasa rohkem jaksaks. Kuidas see välja näeb praktiliselt? Ma kujutan võrdle näiteks spordiga. Eile ma käisin rullsuusavõistlustel, sõbrad siin korraldasid ühe väikse etapi, 30 kilomeetrit nüsid seal vastu asfaldi. Ühel hetkel sa füüsiliselt oled väsinud, sa reaalselt ei jaksagi enam, sul toss on väljas, eks ole. Ja seal ei järgi muud ei üle, kui sa pead puhkama või hoomaha võtma. Kuidas see siis näiteks paari suhtes te ei jaksa? Teil on tööd, järelmaksud, lapsed, kõik kaelas. Rams ei otsa, ma ei armasta enam, on see väljend. Mis imerohtu te siis raputate sinna haaval, et ta jaksaks? No, armastus tihtipeale ei saa iseenesest otsa. Armastus tihtipeale kaob hoopis nende murede või igapäeva probleemide alla ära. Et siis me aitame selle armastuse jälle üles leida. Ja mõnikord ei olegi palju vaja, et mõnikord ongi vaja seda, et teineteist tõesti lõpuni ära kuulata ja teineteisest päriselt ka aru saada. Et ma saan aru, et ta ei teegi meelega, et on tegelikult ise ka hoopis hädas, et ta vajab hoopis seda või seda, et ma teeksin. Ja sealt, et see paar nagu leiab iseenda sellised sisemised ressursid üles ja suudab teineteist ise ka toetada ja sellest olukorrast välja tuua. Aga mis võib-olla on oluline öelda, et seal prepis meil on umbes 8-10 paari korraga, aga paarid ei räägi oma isiklikest asjadest kõva häälega, et see ei ole nüüd see koht, kus kõik istuvad koos ja jagavad oma paari suhte probleeme just. Et iga paar istub eraldi ja paar räägib oma isiklikke asju ainult vaikselt oma vahel. Nii et koolitajad juhendavad neid ja aitavad, kui vaja, aga oma isiklikke teemasid kõva häälega ei räägita, nii et see on privaatne ja selline säilib iga inimese väärikus, et ei pea seda kartma, et nüüd seal kuidagimoodi tulevad esile meie isiklikud asjad. Kui palju on seda ette tulnud, kui te koolitusel olete, vaatate, eks ole, et inimesed räägivad teineteisest mööda? Samas ruumis sama hääl kõlab, aga üks räägib aiast, teine aiaaugust, nagu sa ütlesid, mitte teadlikult, mitte tahtlikult, mitte pahatahtlikult, ütleme. Aga see küsimus on, ma saan aru, mida sa saad küsida. Küsimus on selles, et tegelikult nad ei kuula üksteist, eks ole. Et ma kuulan sind sellepärast, et vastata sulle. Ehk see nii-öelda see võitlus on seal kogu aeg nii-öelda. Aga see, kui ma päriselt nii-öelda nagu tahan sind kuulata, siis nii-öelda see on see reflekteerimine, see peegeldamine, et ma päriselt olen sinu jaoks olemas. Isegi siis, kui mul on nagu sees väga valus ja vastik seda kuulata, mida sa mulle praegu ütled, eks ole. Sest me ei ole nagu täiuslikud inimesed, me teeme ikkagi vigu ja meil on mingisugune paari suhtes terve hunnik või müriaad mingeid konflikte olnud, eks ole. Ja siis ma ütlen, et ei, selle seaga ma enam kunagi ei räägi, eks ole. Aga võib-olla see siga on tegelikult väga armas mees, eks ole. Kunagi ta on olnud, sa oled taga nagu koos olnud, eks ole. Aga nüüd ongi see, et kas ma suudan üle minna nendest nii-öelda nagu sellest tülitandrist ja päriselt nii-öelda nagu see tegemist on ju tegelikult ka sellega, et kui me paari suhtesse satume, et milliste ootustega me sinna tuleme. Ja küsimus on see, et kui palju ma panustan näiteks sellesse paari suhtesse või ongi see, et naine näiteks hakkab siis laste eest vastutama, eks ole, ja kogu see krempel, mis kodust on seal ja siis mees läheb tööle ja kõik mingisugune nagu raha ja majapidamine, et kuidas üleval on. Ja siis aga nad ei räägigi enam asjadest, nad räägivad sellest, et kuule, et see on selline nagu majandusüksus tekib või ma ei tea, mis üksus see tekib seal, eks ole, väikese lisaboonusega, mis nagu õhtul linade vahel sünnib, eks ole. Aga küsimus on sellest, kas ma märkan ja kas ma suudan näiteks, ütleme, meeles pidada see, et miks ma selle inimesega koos olen. Ma kunagi enne laste sündi, nüüd on jälle käest ära läinud, aga mul oli selline nii-öelda nagu praktika, et ma iga nädal tõin koju lille.
isegi mitte ainult naisele. Ma õpetasin talle ka selgeks, et kuule, et kui mina unustan ära, siis too sina. Sellepärast, et see suhe on kahepoolne. See ei ole see, et mingi, et mees ainult peab kõike nagu tegema või see ongi see, et kas me tahame panustada sellesse paari suhtesse, kas ma tahan panustada sellesse armastusse. Et see nagu paari suhe on just nagu selline nagu süda, mis nagu nii-öelda nagu lööb ja kui seal paari suhtes on asjad korras, siis on lastel ka hästi. Siis on kõigil nagu hästi, eks ole, et sa ei saa niimoodi eeldada, et ma kogu aeg olen tööl ja midagi ei panusta. Sa pead panustama sinna. Sa pead oma aega, armastust panustama sinna sellesse, mis on sulle päriselt tähtis. Sest kui sa kukud, kes sind kinni püüab? See on kodu. See on ju hea point. Vaata, paljud mõtlevad niimoodi, et kui on hea paarisuhe, see läheb iseenesest. See areneb iseenesest. Kuigi ma tean harrastussportes, ma pole veel näinud, et keegi lihtsalt iseenesest saab nagu Vasolopeti võitjaks. Sa pead kogu aeg midagi tegema selle nimel. Aga paari suhtes me mõtleme nüüd, eks abielu paari suhtes, et kui on õige, kui on minu see hingesugune soulmate, et siis on jube timm, see läbi hästi kõik. No võtta sinna nahka see tihti peale lähebki. Et me kuidagi moodi ootame, et see iseenesest püsiks. Iseenesest kasvab ainult umbrohi. Et kui sa tahad midagi head, siis sa pead sinna ikkagi panustama. Ja kui sa vaatad, mis toimub näiteks lastega peredes, väga sageli on see, et paari suhe on see kõige viimane. Me tegeleme lastega, me tegeleme igapäevase leivateenimisega, koduste majapidamistöödega, aga see, et leida üles see hetk, kus meie kaks oleme koos või võtta seda kvaliteetaega kahekesi ja pannagi kõik need muud asjad kõrvale. Tihtipeale see ei ole enam prioriteet ja sellest hetkest, kui see enam prioriteet ei ole, siis see hakkab vaikselt hääbuma. Ma eeldan, et niimoodi kasvataksegi lahku, eks ole. Et siis selle peaks prioriteediks tegema. Me alustasime sellise natukene, ütleme, depressiivsema, see oled küll minooris, eks ole, aga meloodiaga lõpetame parem, aga hetke pärast, aga okei, me oleme nüüd sellest paarisuhtest rääkinud, paarisuhtest, kust ja kuidas see asi siis toimub ja kuidas sellele siis pihta saab ja kes saab? Prepi kohta saab infot meie kodulehelt www.prep.ee ja seal on olemas tutvustus Prepi kohta ja on olemas ka koolituskalender, nii et igaüks saab leida endale sealt sobiva koolituse ja minge meie kodulehele ja tulge Preppi. Väga tore. Lähme ja tuleme. Aga nüüd ma saan aru, et nüüd see lugu läheb rõõmsamaks. No lugu läheb rõõmsamaks, et kui käib Prepil ära, eks ole, siis tuled ja särad, eks ole, et siis tegelikult seda armastust on. Aga see on töö, ma olen nagu 100% veendunud, et me peame panustama selle, et kui see on meile tähtis, kui armastus on meile tähtis. Aga ma laulan tõesti nii-öelda, et see huvitav, et Saller on pannud selle nii-öelda nagu viimaseks salmiks selle, et üksik mees istub kodus. Ma tõstin ümber, eks ole. Me teeme Prepi versioonis selle. Ja me teeme Prepi versioonis, et tegelikult kõik lõpeb hästi, kui sa nii-öelda nagu panustama hakkad. Aga siit ma kohe ütlen aitäh Karmen, aitäh Mati, me lõpetame lauluga ja siis lähme video peale otse üle sealt. Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal. Nad ei tea, mida mõelda, need, kes pole iial käinud seal. Näitab meile suunda vana tuulelipp. Siia ülesse kuulda ei ole midagi. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteisest kinni, maailm kuhugi ei kao. Maailm kuhugi ei kao. Aitäh, kallid sõbrad. Tore oli näha teid.